Ülikool koolitunnis. Ligipääsu teadmistele annab sulle Tartu Ülikool. Tere, olen Miina Norvik, Tartu Ülikooli Läänemere soome keelte teadur ja räägin teile uureli keeltest ja rahvastest. Kaardil minu selja taga on kujutatud meie sugulasrahvad, soome-ugri ja samojeedi rahvad. Nagu näha, ulatuvad asualad Taimõõri poolsaalest Põhja- ja Kesk-Euroopani välja. Kuidas aga oleme praeguste asupaikadeni jõudnud ja kas meid ühendab ka miskit muud peale keele? Praegune olukord on siiski ajalooliste arengute ja rännakute tulemus. Arvatakse, et veel umbes 5000 kuni 4000 aastat tagasi kõneldi võrdlemisi kompaktsel maa-alal Uureli mäestikus, umbes Volga ja Oka piirkonnas niinimetatud Uureli algkeelt, millest alles järgnevate aastatuhandete jooksul kujunesid erinevad Uureli keeled. Just kunagine keeleline ja geograafiline ühtsus aitabki põhjendada seda, kuidas nii sõnavaras kui ka grammatikas leidub jooni, mis meie keeli ühendab. Enamasti tunneme mõne vana sõna suurema vaemata ära lähemates sugulaskeeltes, kuid kohati ka kaugemates sugulaskeeltes. Grammatika vallas on Uureli keeltele iseloomulik ainsuse kasutamine ühes suuremate arvudega. Erinevusi on siiski selles, kas ühes suurem arvsõna tingib ka mingi kindla käände. Nii on eesti keeles vajalik osastava käände kasutus, samas kui näiteks komi ja ungari keeles jääb põhisõna ainsuse nimetavasse. Otsetõlge neil puhkudel oleks 3 raamat. Seevastu näiteks inglise ja saksa keeles on just tarvitusel mitmuse vorm. Niisamuti nagu on jooni, mis Uureli keeleala ühendab, on ka jooni, mis meie keeli eristab. Ajaline ja geograafiline kaugus on teinud oma töö. Samuti kontaktkeeled pole olnud samad. Kõik see on jätnud jälje ka meie keeltesse. Kui näiteks saami keeltest leiab norra ja rootsi keele mõjutusi, siis mariud, murdi, mordva keeltes on hoopis tatari keele mõjutusi. Kuna keeled ei ela lahus inimestest, on põhjust vaadata ka geneetikas ja arheoloogias saadud tulemuste poole. Pole küll olemas geeni, mille põhjal oleks võimalik tuvastada, mis keelt seda kandnud inimene rääkis, nagu pole olemas ka taolist eset, mis midagi selle kasutaja keele kohta ütleks. Kuid ometi võib teadusharude ülene koostöö pakkuda oletustele lisatuge. Nii kinnitavadki geeniuuringud, et ida poolt on tõesti tulnud peale uut rahvast ning ajaliselt sobib rände toimumise aeg Uureli keelte võimaliku levikuga. Seos Siberi rahvastega tuleb aga ennekõike esile isaliinides ehk isalt pojale kanduvas geneetilises pärandis. See viitab sellele, et soome-ugri keeled jõudsid siia aladele peamiselt meestega. Meie idast tulemisele on osutanud ka arheoloogid, seostades seda umbes 4000 aastat tagasi Volga aladelt Soome poole levinud arheoloogiliste nähtustega, täpsemini teatud tüüpi pronksesemete ning tekstiilkeraamika liigi levikuga. Selleks, et erinevatel erialadel ja eri meetoditega saadud tulemusi kõrvutada ja mõtestada, ongi Tartu Ülikoolis loodud arheoloogia, geneetika ja lingvistika sidusuuringute kolleegium. Erialade vaheline koostöö annab võimaluse käsitleda Uureli rahvaste ja keelte kujunemislugu mitmest eri tahust ning luua meie minevikust terviklikuma pildi, sest nagu ilmnes, meid ühendab ka midagi muud peale keele. Tänan kuulamast!